Mu abikaasa on kadunud. Ta on olnud kadunud umbes 3 tundi ja mul on alust arvata, et ta kavatses nii kaduda, et teda ei leitaks. Ta lülitas selle välja ja jättis selle maha, mis tundub üsna tahtlik. See on erru läinud õhuväe kindralmajor William Neil McCaslini abikaasa, keda kuulete 911 hädaabikõnes, mida pole seni avalikustatud. Ma arvan, et ta on jalgsi. Kõik meie autod ja jalgrattad on garaažis. See on suur uus arengloos, mida oleme kajastanud kadunud mehe kohta, kelle töö on seotud Wright-Pattersoni õhuväe baasiga, mida on ammu seostatud Roswelli ja UFO-dega. Ja nüüd näib, et ta lahkub oma majast keset päeva, väidetavalt vahetab riideid ja kaob. Mis siis juhtus selle lühikese aja jooksul, kui ta naine lahkus ja tagasi tuli? Ja üks kõige paremini välja õppinud mehi USA sõjaväes on lihtsalt kadunud. Räägime sellest. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Väidetavalt lahkub pensionil 2-tärni õhuväe kindral keset päeva oma majast. Väidetavalt jätab ta maha oma telefoni, prillid, nutikella, vahetab riided, mille tema naine väidetavalt ei tunne ära ja siis mitte midagi. Nädalate kaupa pole teda nähtud, pole videosid, pole vastuseid, ainult spekulatsioonid. UFO-d, valitsuse saladused, nimi, mis on seotud Roswelli kohta häkitud e-kirjadega. Aga praegu on meil midagi uut. Meil on midagi käes, mida praeguse seisuga, selle avaldamise hetkel, pole me näinud, et keegi teine oleks avaldanud. See on täiesti uus 911 hädaabikõne tema naiselt, mis tehti vaid mõned tunnid pärast tema kadumist. Ja ma tahan, et sa kuulaksid. See on osa sellest. Ma tahan, et sa kuulaksid, mida ta dispetšerile ütleb. Mu abikaasa on kadunud. Okay. Ja ta on olnud kadunud umbes 3 tundi ning mul on mõningaid märke, et ta pidi olema plaaninud, et teda ei leitaks. See on taas erru läinud kindralmajor William McCaslini abikaasa. Ja mida ta järgmisena ütleb tema vaimse seisundi kohta? Selle kohta, et ta ei tahtnud, et teda leitaks. Me mitte ainult ei analüüsi seda, vaid toome ka kellegi, kes aitab sellest aru saada, võtmetähtsusega õiguskaitseeksperdi Cold Case Foundationist. Sest kui nädalad mööduvad ilma vastusteta, kui mees, kes veetis oma karjääri Ameerika kõige salajasemates programmides, lihtsalt haihtub õhku, siis kust uurijad üldse alustavad? Kuhu nad läksid? Mida me sellest 911 kõnest arvame? Enne kui me üldse selle uue helisalvestise juurde läheme, mida me varem kuulnud pole, pean ma kogu selle olukorra konteksti panema, et kõne oleks arusaadavaks. Kellest me täpselt räägime? Keda me täpselt otsime? William Neil McCaslin, 68-aastane erru läinud kindralmajor Ameerika Ühendriikide õhujõududest. See ei ole mingi suvaline mees, kes lihtsalt ära kadus. See on inimene, kes veetis väidetavalt 34 aastat töötades mõne kõige tundlikuma tehnoloogiaga, mis sõjaväel olemas on. Astronautica Technica, Cosmos Hankt, National Reconnaissance Office, Need on Need, kes tegelevad luuresatelliitidega. Ja lõpuks sai temast Wright-Pattersoni õhuväebaasis Ohios asuva õhuväe uurimislabori juht. Nüüd, Wright-Patterson on oluline. Aastaid on vandenõuteoreetikud väitnud, et just seal hoidis valitsus salaja Roswellist pärit rususid. Õhuvägi pole seda kunagi kinnitanud, aga seos on jäänud püsima. Ja kui me selle juhtumi kajastamist jätkame, siis kui selline inimene kaob, hakkavad inimesed rääkima, hakatakse spekuleerima. Nüüd vandenõuteooriad kõrvale jättes, siin on see, mida me tegelikult teame. Me teeme, et see oli neljapäeva 27. veebruari hommik. Bernalillo maakonna šerifibüroo andmetel juhtus see umbes kell 10 hommikul. Remondimees ilmub McCaslini koju Quail Run Courtil Albuquerque's, New Mexico osariigis kokkulepitud ajaks. Ta läheb sisse ja suhtleb McCasliniga. See on kinnitatud. Ja umbes tund hiljem kell 11:10 lahkub tema naine Susan arsti juurde. Kui ta tuleb tagasi veidi pärast keskpäeva, kell 12:04 on mees ilmselt kadunud. Esmapilgul võib tunduda, et ta läks lihtsalt jalutama. Ta oli suur loodusesõber, matkas, sõitis rattaga, suusatas ja tundis selle kandi mäejalamit väga hästi. Aga siis hakkab ta ringi vaatama, tema telefon on endiselt köögi tasapinnal. Tema prillid olid seal, tema nutikell oli sinna jäetud. Ja tema riided, ta ütleb, et teadis täpselt, mida ta kandis, kui ta lahkus. Aga, ja see on huvitav, ta leiab need riided hiljem kapist, nii et ta näib olevat midagi muud selga pannud, midagi, mida ta praegu tuvastada ei suuda. Nii et ta helistab numbrile 911 ja ütleb kohe midagi, mis paneb sind tarduma. See on uus helisalvestis, me pole seda varem kuulnud. Dick, kuula. See on April, kuidas ma saan teid aidata? Here April, minu nimi on Susan Wilkerson
Mu abikaasa on kadunud ja ta on olnud kadunud umbes 3 tundi. Ja mul on mõningaid märke, et ta pidi olema plaaninud, et teda ei leitaks. Ta jättis oma telefoni maha, ta vahetas riided, ma ei tea mille vastu. Ma arvan, et ta on jalgsi. Kõik meie autod ja jalgrattad on garaažis. Ma lahkusin arsti juurde umbes kell 11:10 ja ta oli sel ajal siin majas. Ja ma tulin sealt tagasi keskpäeval ning ta oli läinud. Ta lülitas selle välja ja jättis selle maha, mis tundub üsna tahtlik, sest tal on alati telefon kaasas. Tal on nutikell. Ma ei tea, kas see on tal kaasas või mitte. Kas ta on seda varem teinud? Mitte kunagi, mitte midagi isegi ligi lähedasti. Ta on erru läinud õhuväe kindralmajor. Ta on väga vastutustundlik, kuid tal on ka mõned terviseprobleemid. Kas sul on kodus mingit videot? Ei. Kas tal on diagnoositud mõni vaimne häire või midagi sellist? Noh, me oleme käinud arsti juures nii füüsiliste kui ka vaimsete probleemide pärast, nagu ärevus, lühiajaline mälukaotus ja unepuudus. Seesama arst, kelle juures ma täna käisin? Sest tal on relvi kaasas. No, tavaliselt mitte. Tal on relvakapp ja ma läksin vaatama, kas sealt on midagi puudu, aga ma ei suutnud aru saada, kas midagi oli puudu. Tal on üsna palju püstoleid ja vintpüsse. Peale selle, et ta ütles, et kui tema aju ja keha edasi lagunevad, siis ta ei taha niimoodi elada. Aga mulle tundus, et see oli lihtsalt selline mehe jutt, et mulle ei meeldi, kuidas asjad lähevad, sest ma ütlesin talle, et jah, sa tahad küll. Jah, sa tahad küll. Olgu, me saadame mõned šerifi abid teiega rääkima. Proovige natuke ringi vaadata ja vaadake, mis toimub, eks? Muidugi, suur aitäh teile. Pole tänu väärt. Nii et siin on üks küsimus, eks? Sa oled 911 dispetšer. Naine helistab, ütleb, et tema abikaasa, see endine kindralmajor, lahkus majast tundide eest, ilma telefoni ja prillideta, ilmselt vahetas riideid. Ja ta ütleb, et mees plaanis, et teda ei leitaks. Ma mõtlen, ausalt, mis sul selle peale pähe tuleb? Kuidas sa üldse uurimist alustad? Ja muide, kuidas naine seda teab, eks? See on oluline, eks? Aga tema rutiin, aga kas naine tundis teda nii hästi, et öelda, et mees võis teadlikult astuda samme, et teda ei leitaks? Et aidata kõigele sellele vastata, saada reaktsiooni ja välja selgitada, kuhu see uurimine siit edasi liigub. Kutsume appi kellegi, kes on seda tööd teinud aastakümneid. Chris Medanho, õiguskaitsesuhete direktor ja uurimiskonsultant Cold Case Foundationis. Chris, nii hea sind näha. Aitäh, et aega leidsid. Aitäh, Jesse Weber. Hindan kutset, sõdar. Räägi sina, mis sulle selle kõne juures kõige rohkem silma jäi? Kohe alguses, ma mõtlen esimene punane lipp selles telefonikõnes, on just see kommentaar. Tead, tal peab olema mingi plaan või midagi sellist. Ja tead, see ongi üks neist anomaaliatest, eks? See, mida me nimetame DLR-iks, ei tundu õige või ei kõla õigesti. Ja mitte, et see ei võiks olla õige. See oleks nagu esimene lähtepunkt, kui esimene kohale jõudnud politseinik sündmuskohale jõuab ja hakkab seda asja uurima. Mõte oli pigem selles, et ta ei öelnud, et keegi pidi ta ära viima, keegi pidi temaga midagi tegema. Oli selline arusaam, et lähtudes sellest mehest, keda ta tunneb, ja eriti riiete ning mahajäetud asjade põhjal, tegi ta seda ise. Ta ei tahtnud, et teda leitaks. Tead, kui sa võrdled seda Nancy Guthrie juhtumiga, mis on ilmselgelt erinev, siis seal ei olnud sellist viidet. Noh, võib-olla alguses me polnud päris kindlad, mis juhtus, aga üsna selge oli see, et tegemist polnud lihtsalt äraeksimisega. Tead ja jah, ta on McCaslinist palju vanem, aga mõte, et ta pidi olema planeerinud, et teda ei leitaks, on väga-väga huvitav. Jah, ma mõtlen, kes siis selle plaani välja käis. Õige, me kuuleme seda esimest korda hädaabikõnes numbrile 911. Ta planeeris, et teda ei leitaks. Noh, olgu, kui esimene šerifi abi sündmuskohale jõuab ja nad alustavad, siis tead, neil on paar prioriteeti. Esimene prioriteet on vaadata, kas on mingeid kahtlasi tegevusi seoses sellega, kuidas keskkond välja näeb. Olgu. Teine tegevus, mis samal ajal toimub, on tunnistajate ülekuulamine ja antud juhul pere, abikaasa ülekuulamine ning sa tahad, et nad jääksid ühe kindla ütluse juurde.
Nii et hiljem, kui uurijad sündmuskohale jõuavad, ja kui see ei kõla õigesti või ei tundu õige, nagu me hetk tagasi rääkisime, siis sa ütled seda oma esimestele sündmuskohale jõudnud uurijatele. Ja selle pusle kolmas osa on see, et sa pead hakkama maja läbi vaatama ja pead hakkama uurima neid anomaaliaid, millest ta võib-olla telefonis rääkis. Näiteks, tal on palju relvi. ta on läbi elanud palju vaimseid raskusi. Me käisime sama arsti juures ja nii edasi. Ja sa tahad hakata otsima tõendeid, mis kinnitaksid selle väite võimalikku tõesust. Nii et selles olukorras on see ülioluline ja oleks olnud ülioluline juba sellest hetkest, kui esimene šerifi abi sündmuskohale jõudis, et hakata juhtunu lugu kokku panema. Ma arvan, et riided olid suur vihje, eks. Tead see mõte, et riided olid. Kas siis muutub peaaegu võimatuks teada, mida ta tol hetkel kandis? Ma mõtlen, kuidas sa tead kogu inimese garderoobi, isegi kui sa oled temaga abielus. Ja samuti, kui nad just ei ostnud riideid ette, mida nad polnud varem kandnud, siis tundub see juba iseenesest väljakutsena. Jah, täpselt. Ja sellepärast ei alustata selliseid uurimisi küsimusega kuidas, vaid alati küsimusega miks. Miks ta oleks jätnud maha sellised asjad nagu oma mobiiltelefoni, prillid, kõik kantavad seadmed, eks? Asjad, mida sul väljas olles vaja läheb. Ja seega pead sa hakkama seda lahti mõtestama. Ja siis pead hakkama neid lünki täitma tõeliste detektiivitöö võtetega. Ma mõtlen, iga kirurgi tugev tööriist on skalpell. Aga uurija jaoks on selleks küsimus. Nii et esimesed küsimused, mida esitatakse tunnistajatele, samuti naisele ja perele, need võivad sulle näidata selle uurimise võimalikke haavu. Ja sa saad aru, kuidas ma pean need haavad kinni õmblema. Uurijad teevad vea siis, kui nad kirjutavad retsepti välja ilma diagnoosi panemata. Ja mõnikord tead, kui keegi oli, kui siin oli kuritahtlik tegevus, siis on kahtluse alusel selles olukorras eelis. Ja tead, mõned ohumärgid, millest sa räägid, torkavad kohe silma. Tal puuduvad matkasaapad, tead, relv ja nii edasi. Aga kust see kõik tuleb? See tuleb tema kodu seest, nende tunnistajate kaudu, kes teda viimati nägid. Ja seega tahad sa veenduda, et jõuad sellele kiiresti jälile, kasutades õigeid küsitlemis- ja intervjueerimistehnikaid. Ja ma mõtlen, kas siin on keerukus selles, et kaduma ei lähe lihtsalt Jaan Smith, vaid keegi, kellel on väljaõpe. See on keegi, kes on looduses hakkama saav inimene. Ja sa mõtled, et kui see on juhtum, kus nad ei taha, et neid leitakse, kas on tõenäoline, et neid ei leitagi? Tead, see on alati võimaluseks. Ma mõtlen tema sõjaväelise väljaõppega. Küsimus on selles, et kui ta lahkub oma majast, siis tuleb teha see, mida nimetatakse geograafiliseks profiiliks ja öelda, kui kaugele see mees võiks jõuda. Ta on 68-aastane, tal võivad olla mõned terviseprobleemid tulemas, aga samas on ta ka terve, vähemalt tema naise sõnul. Tal ei ole otseselt dementsusega seotud probleeme. Nii et kohe tahaksid sa rääkida tema arstidega. Sa tahaksid rääkida viimaste inimestega, kes teda nägid ja püüda seda ajajoont täpsustada. Ja samal ajal, kui ta ei taha, et teda leitakse, siis tahad hakata tänapäeva keskkonnas otsima tema digitaalset jalajälge. Ma tahaksin korraks tagasi minna selle vaimse tervise aspekti juurde, eks. Ma arvan, et see on tõesti muret tekitav ja hirmutav osa sellest. Unepuudus, lühiajaline mälukaotus, ärevus. Mu aju ja keha halvenevad pidevalt. Küsimus on selles, kas ta tahab niimoodi elada või mitte. Üks väljakutseid on see, kui me tegeleme olukorraga, kus keegi on endaga midagi teinud. Kuidas on see võimalik, et kõik need ametkonnad teda otsivad, aga teda ikka veel ei leita? Sellepärast ongi teisi, kes usuvad, kas ta võeti kinni, kas ta viidi ära. Või siis jälle, sa tuled tagasi selle mõtte juurde, mille sa ütlesid. Kuidas saab keegi lihtsalt kaduda? Aga see ongi see osa, mis on keeruline, eks. Isegi kui keegi tegi endaga midagi, siis kus ta on? Kus on tema keha? Tead, see on tõesti huvitav juhtum ajast, kui ma kunagi töötasin San Diego maakonnas. Mel oli juhtum Rancho Santa Fe's. Tema nimi oli Ian Spiro. Ma ei tea, kas sa oled sellest nimest kunagi kuulnud, aga ta elas väga jõukas naabruskonnas. Tema perekond, 4 tema perekonna liiget, tema 3 last ja abikaasa leiti tema majast surnuna.
ja hiljem leiti ka tema, tead küll, ma usun, et see oli Borrego kõrbes tema autos ja ta oli joonud tsüaniidi. ja tol ajal ei teadnud keegi, kes ta oli. Aga tead küll, kui nüüd ajas edasi liikuda, siis seos on selles, et ta osutus mingiks kõrgetasemeliseks valitsuse agendiks, kes tegeles relvakaubandusega ja nii edasi, nii edasi. Ja siiani pole see juhtum lahendatud. ja see meenutab väga midagi sellist, kus sul on kõrgetasemeline valitsuse tegelane, kes lihtsalt otsustab, et ma lihtsalt kõnnin oma majast minema. Nad leiavad võimaliku riideseme, tead, mõne miili kauguselt. Aga nagu sa ütlesid, ta on lihtsalt haihtunud. Nüüd inimesed võivad seda teha, aga nagu sa mainisid, kerkivad siin esile ka kõik need teised vandenõuteooriad. Ja sa käid endalt küsima, okei, mis seal majas kõigepealt toimub? Ja sa ei lahku sellest keskkonnast, sest antud juhul on ta väga madala riskiga ohver, mis tähendab, et tema keskkond, ta on oma majas, tema olukord, ta on oma majas, tema asjaolud on varajane hommik. See asetab ta väga madala riskiga kategooriasse. Seega on suurem tõenäosus, et teda sihtis kas keegi, keda ta tundis, või keegi, kellel oli ligipääs tema keskkonnale. Ja see ajavahemik, šerifi büroo avaldab ajajoone. Remondimees kell 10 hommikul, naine lahkub kell 11.10. Ta on tagasi kell 12.04. See on nii kitsas ajavahemik. Ja sa mõtled, kuidas uurijad sellise ajajoonega töötavad. Muide, šerifi büroo on olnud üsna avatud selle suhtes, kui ebatavaline see kõik on. Nii nad seda kirjeldasid. Tema kantavad seadmed ja telefoni kaasavõtmine oli tema puhul tavaline praktika. See on ebatavaline. Me ütlesime kohe alguses, et see oli tema poolt ebatavaline käitumine. Seetõttu uurime me iga võimaliku aspekti ja oleme valmis iga kivi ümber pöörama, et aidata tuvastada, kus härra McCasland asub. Ja ilmselt otsisid nad põhjalikult. Droonid, helikopterid, koerte üksus, laibakoerad. Nad otsisid kammisid kanjoni ruuttaaval läbi, kus tema kantavad seadmed näitasid, et ta matkas. Ja asi on selles. Hiljem leidsid nad rohelise särgi ja matkasaapad, millega arvati, et ta lahkus. Need leiti perekonna teisest kodust Pagosa Springsis, Colorados. Nii et tegelikult ei teata, mida ta kandis. Ja šerifi büroo käsitles ka seda küsimust. Oleme saanud palju vihjeid leitud esemete kohta. Kontrollime igaüht neist. Kontrollime pere ja sõpradega, kas need on esemed, mida ta kasutas või mis talle kuulusid. Ja me jätkame selle tegemist. See ongi nende esemete kohta käiv uuendus, mida te näete välja toodavat. Me ei ütle, et ta lahkus nendega. Nende asukoht on lihtsalt teadmata. Nii et Chris, sa kuuled õiguskaitseorganite vastust. On juba mõnda aega möödas. Kus sa arvad, et nad uurimisega praegu on? Loodetavasti on nad jõudnud sinnamaani, kus nad hakkavad uurima seda digitaalset jälge, kui see olemas on. Kui need esemed on tõepoolest seotud selle konkreetse kadumisega ja need leitakse mõnest teisest kohast, siis tähendab see, et siin võib olla 2 kuriteopaika. Ja nüüd tuleb need punktid omavahel ühendada, eks? Kuidas me liigume punktist A punkti B? Ja siis sealt edasi pead sa hakkama seda tagurpidi lahendama. Kas tal oli plaan? Ma mõtlen, oletame, et see oli tahtlik lahkumine. Mis oli selle plaani osa? Kui see on rendiauto või mingi muu sõiduk, mida kasutatakse teise asukohta jõudmiseks, siis see info on õiguskaitseorganitele kättesaadav. Nad leiavad selle lõpuks üles. Aga kui on, ütleme, teine olukord, kus ta satub kellegi otsa, tead küll halvad kavatsused, kui paremat sõna ei leia. Mul on olnud inimröövi juhtum, kus ema jättis poti kartulitega pliidile ja läks kohalikku toidupoodi ning kadus. Ja me leidsime ta 4 kuud hiljem. Ta oli maetud. Ja me avastasime ka, et kahtlusalused, kellega ta kokku puutus, olid toidupoes ning see oli röövimise eesmärgil toime pandud inimrööv. Ja kui see on olukord, kus oletame, et ta läheb välja ja satub kellegagi kokku, siis me ei tea, kas see on võimalik, et keegi viis ta teise kohta ja ütles, et nüüd läheme siit edasi. Jah, või ta tahtis kellegagi kohtuda. Me lihtsalt ei tea, sest jällegi see ajavahemik, mil ta lahkus või kadunuks jäi, on nii lühike. Ma mõtlen, ta kaob kohe pärast seda, kui naine lahkub. Need esemed jäävad maha. On raske öelda, mis tegelikult juhtus.
ja muide, siis on veel see relv, see 38 kaliibriga revolver ja nahast kabuur on endiselt kadunud. Šerifi kontorilt küsiti, kas ta kandis seda tavaliselt kaasas. Vaata järgi. Ta ei käinud tavaliselt matkamas relvaga kaasas. See oli mõeldud pigem ööbimisega matkade või sarnaste olukordade jaoks. Ja siis oli see isiklikuks kaitseks. Mida me selle puhul otsime? Kui näiteks kindral McCaslin oleks hiljuti pandimajja läinud ja selle maha müünud ning me lihtsalt ei teadnud sellest või tema naine ei teadnud sellest, siis ta tahaks sellest teada saada. Ja see oleks midagi, mis pakuks huvi. Kui keegi matkab mägedes ja leiab tühja 38 speciali padrunikesta, siis see oleks ainulaadne asi, mida me tahaksime kätte saada ja töödelda. Seepärast me seda infot jagamegi. Jah, Chris, kiiresti öeldes see on tõesti nutikas politsei töö, et proovida välja selgitada, kuidas relv võiks olla seotud, aga ma pole selle kohta ühtegi uuendust kuulnud. Ma mõtlen, kas see on nüüd tupikusse jooksnud. See võib nii olla, Jesse Weber. Tegelikult võibki. Ja anomaalia on see, et ta võttis selle koos kabuuriga. Kui sa kavatsed, tead küll, tavaliselt kui keegi kavatsed endale viga teha parema sõna puudumisel, siis miks sul on vaja kabuuri? Okei, ma mõtlen, olen näinud nii palju surmastseene, et kui keegi kavatseb asja ära teha, kas siis endale viga teha, siis nad lihtsalt panevad selle relva otse, tead küll, kas pükstesse või kannavad seda niisama või kuidas iganes. Ma vaidleksin vastu ja ütleksin, et võib-olla oli see, kui me räägime temast ja sellest, kuidas ta relva kandis, tema harjumus. Ma mõtlen, see oli tema protsess. Ta hoidis seda alati kabuuris, ütleme nii. Ja võib-olla, ma ei tea, kui pika maa ta võis läbida. See oleks olnud vastavalt sellele oletatavale plaanile, mis tal oli või mida iganes ta teha tahtis. Tead, oleks olnud turvalisem hoida seda kabuuris enne, kui ta otsustas seda kasutada või kui tal oleks olnud vaja seda kasutada. Õige, ja ma ei vaidle sellele üldse vastu, aga samal ajal läheb ta kohta, kus tema keha leitakse ja praeguseks pole nad seda veel avastanud. Nii et see on peaaegu nii, nagu neid esemeid mainitaksegi selleks, et tekitada segadust. Ja ma arvan, et just sinna ma oma mõtetes jõuangi. On liiga palju väikseid detaile, mis ei tundu loogilised. Tead, saapad, rahakott, kõik need asjad, mis ta maha jättis, aga relva võtab kaasa. Ja see on nagu, oota nüüd, see ei lähe kokku. Sellel lool on veel üks kiht, millest paljud inimesed lihtsalt ei suuda lõpetada rääkimist. Ma tahan sinu arvamust kuulda, sest näib, et McCaslan pole ainus inimene tema läheduses, kes on kadunud või kummalistel asjaoludel surnud. On ka Melissa Cassius. Ta töötas Los Alamose riiklikus laboris administratiivassistendina. See on sama labor, kus töötati välja aatomipomm. Ta kadus 2025 aasta juunis lahkus oma autost, jättis telefoni, rahakoti ja võtmed maha. Viimati jäi ta kaamera ette, kui ta kõndis üksinda maanteel ja siis oli ta kadunud. Seal on Monica Reza, NASA raketiteadlane, kes kadus, kui ta matkamas käis koos sõpradega Californias vaid 4 päeva enne, kui Cassius kadus. Ta töötas projektis, mida rahastas õhuväe uurimislabor, see sama labor, mille üle McCaslan varem järelevalvet tegi. Ja siis on veel Carl Grillmere, tuntud astrofüüsik, kes tulistati surnuks oma kodus Californias veebruaris, umbes samal ajal, kui McCaslan kadus. Tema tulistaja arreteeriti. Ta töötas teleskoobi projektide kallal, mis põhinesid sõjatehnoloogial, mida jälgis see sama labor. Ja olgu selge, ma ei ütle, et see kõik on omavahel seotud. Korreleerumine ei tähenda põhjuslikkust, aga kas sa näed siin häirivat mustrit? Kas sa arvad, et seda kõike tuleks uurida? Absoluutselt. Ma mõtlen selliste seoste puhul, eks, kes kuulub mõjuringi. Ja nüüd tead, kõik need teised inimesed on samuti kadunud. Ja see on huvitav. Vaata seoseid matkadega, okay? Ja lihtsalt inimestega, kes on väljas. Kõik need sündmused toimuvad õues. Kui tead, juba see iseenesest on kahtlane, tead, kui suur on tõenäosus, meeskond töötab koos. Ja see seletab, miks nad siis koos kaovad. Ja see seletab, miks FBI on sellesse kaasatud. Ja see pole lihtsalt kohaliku šerifi osakonna probleem. See oli üks asi, mis mulle kohe silma hakkas. Miks föderaalvõimud sellega tegelevad? Ja, see mees on pensionil sõjaväelane. Ma mõtlen, minu isa oli merejalaväes 31 aastat. Aga kui tema oleks kadunud, siis FBI ei tuleks minu uksele koputama. Ja seega on seal tõeline väljakutse, kui me näeme neid sekkumas. Ja võib-olla on see sinu mõttega seotud, sest seal võib potentsiaalselt olla seos.
Endine FBI abidirektor Chris Svecker ütles Daily Mailile, et uurijad ei saa neid juhtumeid vaadata eraldiseisvana. Ta ütles, et FBI ei saa neid juhtumeid uurida eraldiseisvalt ega käsitleda neid kui üksikuid kadunud isikute juhtumeid. Kongressman Eric Burlson kutsus samuti FBI'd sekkuma. Ta ütles, et need kadumised on väga murettekitavad. Ja nüüd tahan ma minna teise teema juurde, UFO nurga alla, sest McCaslini nimi ilmub nendes häkitud Wikileaksi e-kirjades. Tom DeLonge rääkis temast kui mehest, kes juhtis laborit Wright-Pattersonis, samas kohas, kuhu väidetavalt viidi Roswelli rusud. Tom DeLonge bändist Blink 182 šeriifi büroolt küsiti selle kohta. Nende vastus oli põhimõtteliselt, lihtsalt sellepärast, et see tundub hullumeelne, ei tähenda, et see pole tõsi, aga me ei saa seda uurida. Ja ma olen seda teemat arutanud mitmete külalistega, kellega olen rääkinud. Kui kaugele nad saavad minna tema mineviku, ajaloo ja selle uurimisega, millega ta tegeles. Sest ma kujutan ette, et siin on julgeolekulubade ja salastatud dokumentidega seotud küsimusi. Räägi mulle sellest. Noh, nad ei saa väga kaugele minna. Isegi föderaalid ei saa väga kaugele minna, FBI, kui pole olemas seda, mida nad nimetavad rohelise kaardi julgeolekulubadeks. Ja asjaolu, et kõik need asjad on lahterdatud, set. Mõned neist projektidest võisid olla ülisalajased ja nii edasi ja nii edasi. Sa võid uksele lähedale minna, aga see ei tähenda, et see uks avaneb. Ja see oligi üks huvitav asi Ian Spiro juhtumi puhul, millest ma rääkisin. Meedia jõudis nii kaugele, et jah, seal olid mingid valitsuse seosed. Teda peeti potentsiaalselt üheks relvakaupmeheks Iraani kontrarelvade tarnimise ajal. Ja kui asi jõudis sellele tasemele, siis sinna see ka jäi. Ja see juhtum pole tänaseni lahendatud. Ja see oli 90-ndatel. Ja kas see jääbki nüüd sellesse kategooriasse, kus kõik jõuavad peaaegu lahenduseni? Ja kuna selle mehe, tead küll, kõrgetasemeliste projektide tõttu, mida ta juhtis, ei saa nad piisavalt lähedale. Lõppkokkuvõttes me ei tea, mis temaga juhtus. Me lihtsalt ei tea. See on aus vastus. Ma ütlen, et kui sa olid Sandia Foothillsi piirkonnas 27. või 28. veebruaril, siis vaata oma kaameraid, uksekella salvestisi, autokaameraid, fotosid, mis sa sel päeval tegid. Vihjeid saab esitada Bernalillo maakonna šeriifibüroo kadunud isikute üksusele numbril 505 46 87 070. Anonüümselt saab sõnumeid saata läbi TIP 411, kirjuta PCSO ja oma vihje numbrile 847 411. Chris, aitäh sulle, et aega võtsid. Väga hindan seda. Aitäh, Jesse Weber. Aga see ongi kõik, mis me praegu siin Sidebaaris on, kallid kuulajad. Suur aitäh, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Kohtume järgmine kord.